Hispaanias. Me jõudsime Hispaaniasse kell pärast 12 eile öösel. Päris pime oli juba. Siukse spordiväljaku äärde parkisime ära, et siin on kõrval autod ja ülejäänud parkla on siuke park ja parkla on seal pool. Et eile väga hilise peale ookeani ääres ei saanud enam Prantsusmaal üldse normaalseid kohti, kõik olid keelatud kämperitele üldse siuksed kohad. Et siia me tulime, magasime ära ja päris hea oli isegi magada siin. Et nüüd me sõidame edasi siin Hispaanias. Ja üks asi veel, eile tulime siia, siis oli vaja pissil käia. Siis ma mõtlen, vetsusid siin pole, läksin sinna aia äärde. Seal on mingi aed katki tehtud, ronisin sealt aiast läbi ja plätudega ja tulen tagasi, tunnen, et kuidagi pehme on jala all ja olin astunud sita siis. 99% et see oli inimese sitt. Ja plätudes oli auk sees ka täpselt selles kohas ja mul sai jalg ka selle sitaga kokku, nii et need plätud läksid prügikasti. Nüüd on vaja uued plätud osta. Head Nike plätud olid, aga mis sa teed? Siukseid sitaseid enam ei saa kanda. Siuke see Hispaania esimene külastus on siis. Sõitsime nüüd paarsada kilti siin Hispaaniasse sisse ja tulime kämpasse täna ööseks. Jälle siuke kämperite kämpa põhimõtteliselt. Et enamus on siin ikkagi suured autod. Kuigi seal eemal on siuke buss ja seal alguses on transporter ka. Ma ei tea, mis transporter, 4 või 5 või uuem igades. Aga me oleme siin jälle vaikselt oma nurgas enda autoga. Sõime kõhu täis. Ma hakkan siin natuke editima. Birgit mängib Stardew Valley't jälle, lebos seal. Ja Olden lebotab ka niisama. Tahab süüa saada nagu alati. Jah, vot nii siin see elu läheb. Õnneks on siuksed tumedad pilved. Et äkki sadama ei hakka, aga jahen vahel. Ei jõudnud eile seal pärast seda mereäärset kohta ja natuke linnas jalutamist rääkida enam, sest et see parkla, kus me parkisime, oli nii täis seal ja kohe, kui me auto juurde jõudsime juba, inimesed uurisid, kas me läheme ära, et siis me tegime see ruttu, läksime minema ja hakkasime põhimõtteliselt kohe otsima ööbimiskohta ka, et meil oli wifi't vaja kolmandat videot üles laadida. Tulime siia kämpasse ja ei saanud videot laadida, sest see wifi oli suht halb. Ja siis kasutasime Moblanetti, sest see on nagu nii kiirem kui ükskõik kus mujal net olnud, mis me oleme proovinud. Ja kämpad ka ei jõudnud eile eriti filmida, sest me jõudsime suht hilja, et mingi väike klipp sellest ärasõidust on siin. Ja meid pandi telkimisalale, kuna me magame autos siukses väikses ja meil ei ole kämpervänn. Et siis äkki sai odavalt, ei tea, 23 €, igatahes oli 2 inimest, koer ja autoparkimiskoht. Pesta sai jälle, selles mõttes on normaalne vetsud asjad, kõik olid olemas. Nüüd me tulime siia koerte parki, mis me eile, kui me sõitsime kämpasse, nägime. See on nagu Eestiski siuksed, kus võib ilma rihmata koer ringi joosta ja möllata. Et vaatame siin, natuke hakkab sadama. Tibutab siin vaikselt, et mis seal ikka, mängime Oldeniga.
kas te olete üldse märganud, et kui me Hispaanias jõudsime, siis siin on juba palmipuusid näha. Me oleme Miami's juba. Miami! Aga igades, nüüd me tulime. Mis see koht oli? Ma mingi terve aeg endale La Cueva de Cueves. Siia kohta tulime. Okei, kaameras ei ole see nii tume, kui siin tegelikult on. Päris rets. Oota, siit saab autoga läbi sõita. Ei, siin oli jalakäija märk minu arust. Oli või? Aga siin on ju märgid ju. Et tuled põleksid ja värki. Jep, siit järjest sõidab autosid läbi. Nii et me peame ka siia pärast autoga ikka tulema. Tundub päris rets koht. Väga rets koht. Kes oleks osanud arvata, et Hispaanias on nii mägine. Meie Birgitiga seda ei osanud oodata. Siin on päris massiv vaade või? Tõmbaks drooni ka korra õhku. Vaataks äkki näeb veel midagi huvitavat. Kuigi noh, siin ma arvan, et siit juba näeb kõik ära. Kui vinge see on. Ikka päris tuus. Tere hommikust! Vaadake, kui ilus vaade siin mu taga on. Ma lendan täna uuesti drooniga, sest et nüüd paistab päike täpselt mägede peale ja siis saab palju ägedamad kaadrid äkki. Ma ei tea, mis eile sai, midagi ikka sai, aga kui head need on, seda ma ei tea. Ja siis ma saan täna uuesti lennata. Tuult ka üldse ei ole ja täiega soe on siin. Räigelt palav hakkab päikse käes. Birgit tegi just meile supi valmis. Hakkame sööma, siis lendame drooniga ja siis sõidame uusi vaatamisväärsusi vaatama. Ai! Tipud audio. Kelly!